Tere päevast ja ilusat emakeelepäeva kõigile. Ja kuna täna on siis emakeelepäev, siis ma mõtlesin, et üritan oma mõtiskluse kuidagi sellega siduda. Aga kuna internetis peab ikkagi virisema ja vinguma asjade üle, vähemalt ühiskonna kitsaskohtadele tähelepanu juhtima, siis ma räägiksin narratiivist, mis meid Eesti ühiskonnas kõige rohkem häirib. Ja ei ole vast suur üllatus, et tegemist on siis selle nõndanimetatud sallivus ja sõbralikkus narratiiviga. Ja miks ma kutsun seda narratiiviks ja mitte elamise viisiks või tegutsemisviisiks, sest kui natukene Eestis ringi vaadata ja inimestega suhelda, siis on selgelt näha, et selle narratiivi ja tegelikkuse vahel on mustav kuristik. Mida siis see sallivus ja sõbralikkus narratiiv ütleb? No ütleb, et peab olema avatud, peab suhtlema paljude erinevate rahvuste, rasside, kultuuridega ja see kõik on väga tore ja me kõik oleme omavahel sõbrad. Ja kes on elanud nõukogude ajal, satub kergesse võib-olla sellisesse déjà vu olukorda, sest see narratiiv oli ka nõukogude ajal, kus erinevates rahvariietes inimesed ulatasid üksteisele käsi ja erinevates rassides inimesed vaatasid päikesekiirte suunas ja rahvuste vaheline suhtlemise keel oli see vene keel ja kõik on kuidagi väga tuttav, aga lihtsalt nüüd on natukene teises võtmes, aga põhimõtteliselt on tegemist täpselt sama asjaga. Just inimene on tehtud nagu selliseks pudulojuseks. Et ma pean suhtlema inimesega, kes ta on teisest rassist, rahvusest, kultuurist, mitte sellepärast, et ta on inimene, kellega mul on ühised huvid ja kellega ma tahan suhelda. Et inimene teine inimene ei ole enam väärikas inimene, ta on pudulojus, ta on mingi heategevusobjekt, ta on mingi lemmikloom. Ühesõnaga, see on äärmiselt ebameeldiv. Eriti mulle, kes ma tõepoolest suhtlen erinevatest kultuurist päris inimestega päris palju, oma elus olen seda teinud ja ma ei soovi mingi sallivusideoloogiaga teist inimest väga alandada. Aga ütleme, et see sallivusideoloogia kes tegi, eeldame parimat, eeldame, et tegemist on hea ideoloogiaga, tegelikult võib-olla ei ole, aga eeldame, et on ja tuleks olla avatud. Ja siis on mõte, et aga miks? Et kui inimene elab oma esiisade kodumaal, miks ta peab olema avatud? Ja minu vastus, et ei peagi, et kui ta tahab elada metsas, suhelda ainult võib-olla oma naabrimehega, võib-olla lehma ja paari lambaga ka, et mis selles halba on? Mis selles halba on? Absoluutselt mitte midagi. Mitte midagi. Aga halb on see, kui on sellised inimesed, kes tegelikult ei ole, valmis suhtlema väga erinevate inimestega, hakkavad väitma, et nad seda on ja hakkavad seda ideoloogiat peale suruma. Minul on selline kiiks võib-olla lapsepõlvest ja ma arvan, võib-olla Nõukogude okupatsioon ka mõjutas seda, et mulle tõepoolest meeldivad väga kauged kultuurid, väga kauged keeled, eks ju. Ma olen üritanud nii palju kui võimalik igasuguseid keele endale pähe taguda. Paljud on küll passiivseks, et kui ma peaksin neid rääkima, siis ma peaksin enne, ma ei tea, paar klaasi veini jooma või olema väga sõbralike selliste meeldivate inimeste seltskonnas. Aga ma olen üritanud nii palju kui võimalik ja vahepeal oli võimalik Eesti Kirjanike Liit korraldas neid tõlkevõistluse, siis ma ikkagi osalesin nii palju kui suutsin ja avastasin ruttu, et parem on osaleda selliste nõndanimetatud eksootilistemates kategooriates, siis on võimalik ka raha saada. Ja õnnestus saada auhinnalisi kohti ladina keeles, itaalia keeles, hiina keeles, vanaheebrea keeles. Oli ka üks teine tõlkevõistlus, ei olnud Kirjanike Liidu, oli vist Goethe selts, kui ma ei eksi. Sain saksa keeles tõlgitud, pärast pikki aastaid avaldati ka akadeemias. Katalani keelest on avaldatud mul Ramon Lulli, see loomade raamat, eks ju. Et ma üritan nii palju kui võimalik. Et rääkimise mõttes, et jällegi kellega rääkida, mida rääkida, eks ju. Et võtame sellise lihtsa näite, et ma reisin, et mis keeltes ma tunnen ennast mugavalt, kui ma pean inimestega suhtlema. Mugavam ma tunnen suhteliselt muidugi eesti keeles, emakeel, soome keeles tunnen mugavalt ennast kui ma reisin. Inglise keelest on väga mugavalt, hispaania keeles väga mugavalt, katalani keelest on äärmiselt mugavalt, prantsuse keeles jällegi oleneb, kus ma reisin, kui ma reisin võib-olla selliste prantsuse keskklassi seas, kuskil Prantsusmaal siis võib-olla mitte väga, aga Belgias kindlasti väga mugavalt.
mis on keel, mida ma saan väga hästi aru, millest väga Itaalias ma käisin ühel turismi sellisel ekskursioonil, olin sunnitud minema, sest ma tahtsin tegelikult üksinda minna, aga polnud enam võimalik, piletid olid otsas. Siis kuulasin seda itaaliakeelset juttu ja ei olnud ühtegi sõna, millest ma aru ei saanud. Et see oli suhteliselt, aga ta on ikkagi selline võib-olla passiivsem keel mul ka. Aga ma olen üritanud võimalikult palju suhestuda. Minu jaoks on see loomulik ja näiteks teine asi, mis on minu jaoks loomulik, on see võtta väike kott kaasa, sest pagasiga reisida on väga ebamugav. Ja siis minna kuskile kaugetele maadele. Lõuna-Ameerikasse, Aafrikas olen käinud niimoodi, Kaug-Idas, eks. Euroopas loomulikult ka palju, et see on ka hästi tavane minu jaoks ja ei tekita mulle mingeid negatiivseid emotsioone, ainult siis positiivseid emotsioone, sellist rõõmu, sest see rõõm on nagu kaugete maade nägemisest muidugi, aga rõõm on ka näiteks sellega, ma saan lennukas sõita, mis mulle väga meeldib, ja rõõm on ka sellest, et ma satun teistsugusesse ajupesutsooni, et kõik riigid ju aju pesevad oma elanikke, oma kodanikke, aga nad teevad selle erineval viisil. Ja kui on mingid asjad, mis Eestis kus Eestis väga palju rõhutakse, väga palju ahistatakse, väga palju kiusatakse, siis teises riigis kiusatakse teistes kohtades. Ja siis need kohad lastakse lõdvemaks, lastakse vabamaks ja sellest tekib selline rõõmu ja õnnetunne. Ja see on minu jaoks loomulik, aga miks ma väidan siis, et sallivus ja sõbralikkuse narratiivi tegelaste jaoks võib-olla väga ei ole loomulik, et juba see, et kas nad on üksinda väikse koti selga võtnud ja kuskil üksinda 7 maa mere taha läinud. Kui ei ole, siis miks ei ole? Ja mul on ka näide päris elust, on selline näide, et ma sattusin kogemata samasse ruumi, kus 2 sallivat ja sõbralikku, jutumärkides siis, arutasid reisi ühte Euroopa suurlinna. Ja kui ma praegu ütleks, et nad arutasid reisi Euroopa suurlinna, siis arutlus kõlas minu jaoks arutlus kuskile sõjatsooni. Et nad ei lähe mitte Euroopasse, vaid lähevad näiteks Afganistani. Et see oli just see, et kuidas sa ikka saad lennuväljalt lennuväljalt ikka linna saad ja see on ikka nii keeruline, et peab ikka vaatama, kus see buss on ja kus see rong on ja jumal. Kes on lennuväljadel käinud, teab, et lennuväljalt linna saamine tavaliselt väga lihtne. Et lennuväljadel on sildid sellised väga sellised infantiilsed pildid, kohe näha, kus on rongijaam ja kus on bussid ja kus on taksod ja see midagi keerulist ei ole. Ja eriti kui minna näiteks rongiga, siis ei peagi isegi kellegagi rääkima. Tavaliselt mingid ekraanid, kus saab piletid, kraabid ekraan ja saad oma pileti ja kõik on väga lihtne ja midagi hirmutavat ju ei ole. Lisaks on, ütleme, Euroopas reisides ei ole vaja ka muretseda nutitelefoni pärast, et roamingut ju enam ei ole, saab selle täpselt sama kaardiga, mis on Eestis, saab ju kasutada vabalt nutitelefoni, lisaks on muidugi wifi on ka lennujaamades tavaliselt tasuta, eks ju, saab ka sealt niimoodi vaadata, et ei ole mingeid probleeme ju tegelikult ju ei ole. Aga kuulata seda, et inimene läheb üksinda Euroopa suurlinna, siis ta väriseb, oleks minek sõjatsooni, siis et selles ei ole midagi halba, et ta niimoodi väriseb. Selles ei ole halba, aga halb on selles, et see sama inimene etendab mingit sallivus ja sõbralikus ideoloogiat, seda avatuse ideoloogiat. Tal ei ole ju see ei ole tema eluviis, see ei ole tema tegutsemisviis. Et mis õigusega ta seda teeb. Et see oli selline mõtisklus. Aga ma olen ka seda sallivuse teemat ja avatuse teemat ja sõbralikkuse teemat natukene üritanud ise edasi mõelda ja mõelda, et inimene, kes on päriselt avatud teistele kultuuridele, et kuidas ma seda tõestada saaksin. Et ma näen inimest, kuidas ma saan aru, et ta tegelikult seda on. Üks tõestusviis on kindlasti keeleoskus, eks ju, või keelteoskus. Et kui inimene, ütleme, Eestis on viimasel ajal, ütleme ka Lääne-Euroopast on inimesi, kes jällegi seda sallivusideoloogiat kõvasti promovad, aga näiteks eesti keelt ei oska. Ja nad on pikka aega Eestis elanud. Järelikult selline inimene, tema sõnad ja tema teod ei ole vastavuses. Aga ütleme, kui ma olen näiteks turist, et turist ei saa veel 100 keelt, kindlasti ei saa 100 keelt ära õppida. Et ma ise ka ütlen, et kes tahab Eestisse paariks peaks tulla, et kindlasti ei pea eesti keelt oskama, et üritame aidata teda muudes keeltes ja tema ainuke kohustus on võib-olla see, et ta ei ärritu inimese peale, kes temaga sama keelt ei suuda rääkida või ei ärritu, kui mõni sõna ei tule meelde, eks ju, või võõrkeeles. Aga aitame kindlasti. Aga ütleme,
kui ma lähen siis teise riiki, lühikeseks ajaks, ma olen turist, ma ei oska selle riigi keelt, et kuidas aru saada, kas inimene on tegelikult avatud. Ja üks lahend on. Ja see lahend on söömine. Mitte niivõrd see, mida süüakse, vaid just need kellaajad. Et on selline, Euroopas oli selline kuulus teoloog, mõtiskleja oli Aquino Toomas, on see surmapatud, eks ju, üks surmapatud on aplus, ja aplusel on ka alampatud, nagu tütred, eks ju, ja üks on siis valel ajal. Ja see on ka põhjus, ütleme, mis katoliiklikel maadel see hommikusöök on problemaatiline, sest tegelikult, kui sa oled väga usklik, sa tegelikult väga ei saagi hommikust süüa. Armulauale näiteks ei saa minna pärast söömist. Ja sellest ongi, et miks, ütleme, on selline väikeste näkside söömine, magusa hommikusöögi söömine, et see on nagu väiksem patt, kui liikuda kohe mingi inglise hommikusöögini, eks ju. Ja ütleme, kui võtame Hispaania näiteks, siis mina olen palju hispaanlasega kortereid jaganud, eks ju. Siis ma võin öelda, et hispaanlased hommikust ikkagi ei söö, et hommikul juuakse taas kohvi ja see on kõik. Ja siis kuskil, ütleme, 10:30, 11, 11:30, selles vahemikus minnakse kuskile kohvikusse baari või kes on kodus, siis kodus, selline väike võileivake ja siis on kohv või mingi. Erand on ehitustöölised ja töölised, nii et kui tahate Hispaanias võib-olla hommikus süüa, siis on hea selle seltskonnaga liituda mõnes kohas. Et ma olin ka Hispaanias, siis oli ka kõht tühi natuke hommikul ja siis ma sattusingi ehitustööliste ja töömeeste sekka sööma natuke. Et neil on nagu lubatud, kuna nad võib-olla alustavad kell 5 või isegi veel varem tööd, et siis nende kellaga on peas juba teine. Ja lõunaaeg algab kuskil kella 2, väga stiilne on kuskil 2:15, 2:30 restorani sisse jalutada. Aga mina üritan ikka tavaliselt kuskil 2 ajal jalutada, see on selline enesekaitserefleks, et saada hea koht kuskil akna alla või üldse koht saada, et kui on hea restoran, siis ei pruugi ju kohta saada. Ja siis kuskil 13:57, 13:15 on liiga vara, siis nii vara ei tohi minna. 13:57 sisse jalutada, siis on võimalik hea koht ka saada. Ja siis on auk, et enamik inimeste jaoks tuleb siis suur auk, ütleme lapsed, pärast kooli neil antakse väike räks, võib-olla haiged inimesed kuskil 6 ajal võivad midagi närida, aga üldiselt on auk. Ja siis tuleb õhtusöök, mis on lastel ja täiskasvanud erineval ajal, et kes elavad koos lastega, kellel on väiksed lapsed, siis lapsed alates 8, aga täiskasvanud kuskil 9-10. Mina olen ka näiteks kell 12 restorani sisse jalutanud ja õhtus söönud. Et see on selline süsteem. Ja nüüd, kui selline süsteem peale panna eestlasele, et kas sa saad sellega hakkama. Ja kui sa saad hakkama, siis sa oled avatud. Siis sa oled avatud uueks. Ja kui sa ei saa, siis sa ei ole. Vastupidi toimub ka muidugi, et ma käisin ühe katalaanide grupiga, käisin Prantsusmaal, see Põhja-Kataloonias, mis kuulub siis Püreneede rahulepingu järgi, siis kuulub Prantsusmaale. Ja siis õpetaja ütles enne, et jätke siis see 11-aegne hommikusöök ära, eks ju, ja siis kell 12 sööte lõunat ja ongi kõik korras ja kell 11 kõik raamsed bussis võilevad välja. Ja nad ei suutnud selle süsteemiga kuidagi sobituda. Ja, et võib-olla see söömine on siis kõige lihtsam viis aru saada, kas inimene on avatud. Ja teine viis aru saada on see, et kui palju inimene on valmis asju ihu üksinda tegema. Et kui ma annan selle koti kätte ja ütlen, et minge nüüd võõrale maale, väga kaugele võõrale maale ja saage seal hakkama ja tundke seal rõõmu, et millistel maadel te olete selleks valmis ja millistel ei ole. Ma arvan, et kõikidel maadel ei peagi olema, et kõikidel maadel ei ole see võimalik, juba ei ole väga turvaline. Aga kui on tegemist just turvaliste maadega, eks ju, ja kui inimene selleks võimeline ei ole, siis ta ei ole tegelikult väga, väga avatud. Jällegi, sellest pole midagi hullu, aga hull on see, kui ta hakkab seda narratiivi teistele peale surma, et tuleb olla salliv ja sõbralik ja avatud ja okei, tore, aga miks seda ise ei ole? Jah, miks seda ise ei ole? Nii, see oli võib-olla tänane mõtisklus, loodan, et teil jäid väga jauravaks, aga need on asjad, millele ma olen elus palju mõelnud ja mida ma olen elus palju enda jaoks oluliseks pidanud. Et veel kord ilusat emakeelepäeva!